siis see teine pool, tunnistuste pool. Ja tegelikult me ei räägigi siin täna mitte nii väga tunnistustest, kuivõrd andmetest, mis siis koolituse läbimise kohta, iga inimese kohta tuleb EHIS-esse esitada. Ehk et kui tavaliselt teil mikrokvalifikatsiooni või täiendkoolitus lõpeb tunnistuse väljastamisega, siis mikrokvalifikatsiooniõppe puhul te võite tunnistuse väljastamise siis nii-öelda klassikalises mõttes tegemata jätta ja asendada andmete saatmisega EHIS-esse. Ja EHIS-esse me kogume neid andmeid selle mõttega, et me saaksime lõpuks ka haridusvaldkonnas liikuda sellise paberivabaduse poole ja hakata siis digitaalset andmete kasutamist võimaldama. See, millised võimalused nüüd inimesel oma andmete kasutamiseks tekivad oma dokumendi tasku kaudu, sellest räägib pärast mind Erki, kui ta räägib eduportaalist. Mina lihtsalt tõin siin välja, et kuigi meil andmed tekivad EHIS-esse, siis inimene saab neid andmeid kasutada eduportaali vahendusel. Ja siin Anna-Liisa ütles, et ei ole raketiteadus või kuidas sa seda mõtlesid. Meie tegime küll natukene vist tavainimese mõttes raketiteadust, sellepärast et lõime siin ühe XD teenuse, mille nimetus on C-Certificate ja selle teenuse kirjelduse kohta on mul siin, ma usun, et Anna-Liisa saab pärast neid slaide jagada, on lingid, aga ma tegelikult tavaliselt õpetan inimestele ka kuidas nad ise saaksid ennast aidata. Nii et nüüd ma üritan praegu pihta saada sellele õigele aknale siin. See polegi nii lihtne. Pean vist siit korraks välja tulema jagamise režiimist. Meil on EHIS-e juhendite juures eraldi peatükk e-tunnistuste projektist. Ja siit leiab erinevate teabepäevade ettekandeid, siit leiab ka pikema kirjelduse, aga siin on ka olemas täienduskoolituse tunnistuste andmekooseis, mis on siis põhituum selle jaoks, milliseid andmeid me kogume. Selles mõttes, et asja veel keerulisemaks siin teenuste kataloogis on ka olemas vastava teenuse kirjeldus ja tegelikult kui nüüd see näeb sellist koledat JSONit või siis teine variant saab ka vaadata seda teenust sellise natukene ilusamal kujul, kui siia panna selle XD teenuse URL, siis on võimalik vaadata, milline see teenus just nimelt see saatmisteenus välja näeb, mis andmeid siin küsitakse ja nii edasi. Miks ma seda teile siin täna näitan, on sellepärast, et anda natukene sellist sisendit, et kui suur või mastaapne see andmekoosseis on, et praegu ma kohe ka räägin, miks see oluline on. Et sellepärast, et nüüd on küsimus, et kuidas need andmed siis sinna EHIS-esse jõuavad. Teenus on küll olemas ja andmeid saab justkui saata, aga kuidas siis? Et me ei ole teinud tegelikult täna EHIS-esse sellist võimalust, et EHIS-esse saaks andmeid käsitsi sisestada. Ja see on täielikult teadlik valik olnud, sellepärast, et andmekoosseis on väga suur. Ja kui hakata iga inimese kohta andmeid selliselt sisestama, siis see oleks väga ebamõistlik. Ehk et nii, millegi pärast hüppas mul siit ära. Pistevõrgu katkestus. Et kui see andmekoosseis on nii suur, siis see käsitsi sisestamine ei tasu ennast ära. Et selles mõttes kui teil on oma infosüsteem, kus te haldate oma koolitusi, siis teil on võimalus ise välja arendada liidestus sellesama C-Certificate teenusega EHIS-esse ja saata sealt oma infosüsteemist andmeid. See alternatiiv, mida me siit HTM-i poolt pakume, on Juhan, mille liidestuse me korraldame ise ja kust andmed hakkavad siis EHIS-esse
siis liikuma pärast koolitusi. Et täna ma tean, et Rene räägib ka Juhanist, et kindlasti siin, kui Anna-Liisa tegi ülevaadet, et kuivõrd kasutatakse erinevaid infosüsteeme koolituse korraldusel, siis see pilt oli üsna mitmekesine ja kirju. Ja selles mõttes võib-olla selline Juhani peale mõtlemine tundub, ei ole praegu nagu olnud kõigi jaoks veel vajalik, aga tulevikus, kui need mikrokvalifikatsiooniõppe tunnistuste andmete saatmine nagu vajadusena tekib, siis tasub sellele kindlasti mõelda. Millegipärast minu ilmselt on arvuti internetiühendusega probleem, sellepärast et ma ei tea, kas teil ka kaob ära pilt vahepeal eest? Ei kao? Ainult minul. No vot, et siis selles mõttes, et jah. Ja siis, kui te olete selle lahenduse välja valinud, millist viisi te andmeid EHIS-esse edastama hakkate, kas oma infosüsteemiga või Juhaniga, siis ja andmed jõuavad EHIS-esse, siis tegelikult nad salvestatakse justkui EHIS-e andmebaasi, aga nagu ma juba ütlesin, siis inimesed näevad oma andmeid eduportaali kaudu. Ja mõlemad rakendused, nii EHIS-e kasutajaliides kui eduportaali kasutajaliides pakuvad ühesuguseid, kuidas ma ütlen, siis andmete kasutamise võimalusi. Andmete pealt on võimalik genereerida PDF, mille peal on siis HTML-i digitempel. Seda saab kasutada ja saab jagada neid tunnistust URL-i isikukoodi e-postiga ja hallata juurdepääse, aga sellest ma usun, et Erki näitab täpsemalt eduportaali vaadetena. Ja lõpetuseks ma lubasin, et ma räägin paar sõna ka e-tunnistuste projektist. Et e-tunnistuste projekt on tegelikult üsna pikaajaline suuremahuline HTM-i ettevõtmine. See kutsuti ellu juba 2019. aastal ja alguse sai see põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuste andmete siis kasutusse andmiseks digitaalsel kujul. Täna oleme me tegelenud väga palju kutse- ja kõrghariduse lõpudokumentide andmete kogumise teemal. Me ei ole selle teemaga veel lõpuni jõudnud ja siis kolmanda teenusena tulebki täienduskoolitustunnistuste andmete edastamise teenus, see on seesama C-certificate teenus. Ja kuigi praegult õigusaktid näevad ette justkui mikrokvalifikatsiooniõppe puhul tunnistuste andmete edastamise, siis sisuliselt oleme me valmis võtma vastu kõiki täienduskoolituste läbimise andmeid sõltumata sellest liigist. Ainukene piirang on siin ikkagi jälle see, et täienduskoolitusasutus peab olema registreeritud EHIS-es, et EHIS-es mitte registreeritud täienduskoolitusasutuste andmeid me ei saa vastu võtta, süsteem ei võta lihtsalt, ei ole võimalik saata. Ja meil on siin veel mõned väiksemad teemad, millega me tegeleme, õpisoorituste andmed ja eksamitulemuste andmed, kunagi tulevikus ka kutsekvalifikatsioonide andmed. Et laias laastus on see selline suuremahuline ettevõtmine, mida HTM juba päris pikalt on vedanud ja mille suuremaks sihiks on siis see, et me jõuaksime ka siin haridusvaldkonnas tulemuseni, et inimesed saavad oma andmeid digitaalselt kasutada. Ja nagu ma ütlesin, siis te kindlasti kõiki linke meelde ei jäta, minul ka ei ole kunagi kõik lingid meeles, aga kui te lähete näiteks EHIS-e kodulehele, siis siin on selline sakk kasutusjuhendid ja kui sinna vajutada, siis te jõuate siia sellesse EHIS-e juhendite vaatesse, mida ma teile enne näitasin, kus siis on see e-tunnistuste sakk ja siis või õigemini e-tunnistuste menüü ja siis saate siit ise uurida täpsemalt juba kõike, mis seda puudutab, et täna me kindlasti siin selle piiratud ajaga kõike ei jõua rääkida ja kindlasti ma arvan, et täna on teie jaoks olulisem see alguse
pool, kus on õppekavade teemad ja tegevuslubade teemad ja võib-olla see tunnistuste osa on teie jaoks täna nagu selline kaugem ja veel väga ei muretse selle peale või sellepärast. Igal juhul ma praegu Anna-Liisa siis lõpetasin.